Eile pidas peaminister Netanyahu pressibriifingu, kus ta kirjeldas ajaloolist saavutust. Ta ütles, et see oli kokkulepete raamistik, mille eesmärk on lõpetada konflikt ja avada tee rahulepinguni Liibanoniga. Tead, ajaloolise saavutuse mõte, need on väga suured sõnad ja ma tahan neid tõsiselt võtta, sest ma arvan, et see, mis praegu toimub, väärib enamat kui lihtsalt pealkirja. Kui me süveneme konteksti, näeme siin midagi arenemas, mis muudab Iisraeli tegutsemisviisi selles piirkonnas aastateks. Aga enne kui me süveneme Netanyahu öeldusse ja selle tegeliku tähendusse, lubage mul jagada üht pilti, mis minu arvates võtab kõik kokku. Kujutage ette, et istute kinosaalis, vaatate 3D-filmi 2 inimest kõrvuti. Üks kannab prille ja teine mitte. See on sama ekraan, need on samad pildid, aga täiesti erinev kogemus. Ja ma arvan, et just see juhtubki, kui lääs tänapäeval vaatab Lähis-Ida poole ning määravaks vaateviisiks on see, mida nimetatakse realismiks. Ma tahan nüüd rääkida läänest ja kauguse luksusest. Teate, see on midagi, mille üle tasub mõtiskleda. Lääs ei ole oma enda pinnal üle 100 aasta suuremat konflikti kogenud. Mõelge nüüd, mida see aegamisi põlvkondade jooksul teeb sellele, kuidas tsivilisatsioon hakkab mõtlema. Teate, kui teie vaenlased on kaugel ja te ei tunne põletust otseselt, on teil omamoodi luksus. Luksus eksida, ilma et selle eest kohe maksma peaks. Kaugus annab teile aega ja kaugus võimaldab teil katseid teha. Ja ma arvan, ma tõesti usun, et viimastel aastakümnetel, isegi tagasi teise maailmasõjani, on lääs neid katseid teinud. Näiteks idee, et kurjust saab reformida, kui anda sellele legitiimsus või ressursid, sest me kõik tahame elada paremat elu. Aga asi on selles, et tõeliselt kurjade inimeste jaoks, eriti kui see kurjus on usuliselt motiveeritud, ei otsi nad paremat elu siit maailmast. See on tulevases maailmas ja ainus viis sinna jõuda on hävitada selles maailmas kõik, mis või kes mõtleb teisiti, kui nende religioosne fanatism ette kirjutab. Ma ei ütle, et iga lääne juht usub, et kui sa annad kurjusele järele ja püüad seda parandada, siis see muutub paremaks. Aga juhtiva instinktina, vaikimisi vaatenurgana on see kujundanud tohutul hulgal otsuseid. Tead, tasub meenutada, mida George Washington mõistis Ameerika asutamise ajal. Ta ütles, et sõjaks valmisolek on üks tõhusamaid viise rahu säilitamiseks. See ei ole sõjakas avaldus. Seda nimetatakse realismiks. Nüüd muudame oma vaatenurka ja vaatame Lähis-Ida poole. Vastandame selle ideega, et võim on oma olemuselt kuri ja kompromiss näitab tugevust. Iisraeli reaalsuses ei ole Egiptus, Jordaania, Süüria ja Liibanon tuhandete miilide kaugusel. Nad on vaid mõne miili kaugusel. Ja sellises keskkonnas ei ole eksimushinnangus akadeemiline probleem ega midagi sellist, kus sa teed laborikatse ja saad järgmises katses vea parandada. Sa tunned seda kohe. Ja olenemata sellest, kas oled usklik, ilmalik, parempoolne või vasakpoolne, on Iisraelis praegu olemas teatud raskelt välja teenitud selgus, mis tuleneb sellest, et elatakse oma vaenlaste kõrval. Ma väidan, et Iisraeli riik on alati tegutsenud, eriti oma parimatel hetkedel ühel põhimõttel. See usuliselt motiveeritud kurjus, islami fundamentalism või mõni teine fundamentalism, nagu ristisõjad, mis keskajal juute taga kiusasid, ei taandu iseenesest. See ei reageeri majanduslikele stiimulitele nii nagu tavaline poliitiline toimija. See ei muutu paremaks sellepärast, et sa ulatad rahukäe. Ajalugu, vähemalt selles piirkonnas ja ma arvan, et tõenäoliselt ka ülemaailmselt, näitab, et kurjus taandub ainult siis, kui see on tõeliselt ja täielikult lüüa saanud. Me nägime seda Saksamaa puhul. Me nägime seda Jaapani puhul. Need on ehk vaid 2 näidet käputäies sellistest näidetest. Ja neil kõigil on üks ühine joon. Absoluutne tingimuste alistumine. Nüüd tahan ma vaadata seda õppetundi, mis kordub ikka ja jälle ning viib meid praeguse kokkuleppeni, millele peaminister Netanyahu viitas. Vaatame Liibanoni. 2006. aastal ma olin selles sõjas. See sõda annab olulise arusaama sellest, mis praegu toimub. Pärast 2006. aasta sõda oli olemas plaan, rahvusvaheliselt toetatud plaan. Liibanoni armee, keda toetas UNIFIL, pidi relvitustama Hezbollah ja hoidma Litani jõest lõuna pool asuvat piirkonda, tagades, et Hezbollah seal piirkonnas ei viibiks.
See tundus paljudele maailmas, eriti ÜRO-le teostatav, kuid mitte Iisraelile, muide. See on paljude inimeste jaoks loogiline ja isegi selline kokkulepe, mida USA ja teised riigid võiksid ÜRO-le tõsise näoga esitada. Aga tegelikult juhtus vastupidine. Hezbollah ei kahanenud, see kasvas märkimisväärselt. Miks? Sest Iraan jälgis olukorda. Ja mida Iraan nägi, mida ta tõlgendas, oli see, et Iisraeli surve all toimunud taganemine näitas, et Hezbollah jäi ellu. Hezbollahist sai piirkondliku keskmise ulatusega ohust maailmas suurim riigiväline terroriorganisatsioon. Nad said tõhutut rahalist toetust Iraanilt, suurt toetust teistelt suurriikidelt, sest nemad olid need, kes olid Iisraeli rünnanud ja keda peeti selles edukaks. Ja mis veel hullem, Hezbollahist sai eeskuju, sellest sai frantsiis. Teised rühmitused panid seda tähele, Hamas pani seda tähele ja tegutses kiiresti, haarates Gaza sektori enda kontrolli alla. Mõni aasta hiljem tulistasid nad rakette Iisraeli pihta, mis viis operatsioon Valatud plii läbiviimiseni. Nagu ma kirjutan oma raamatus When the Stones Speak, jõudsid need šokilained isegi sügavale Iisraeli sisemusse. Islami liikumise põhjaharu, mis on sisuliselt moslemi vennaskonna haru, nägi jõudude tasakaalu muutust ja hakkas värbama Iisraeli araablasi. Need olid araablased, kes olid suures osas Iisraelile lojaalsed, tundsid, et Iisrael on tugev riik, kuid hakkasid Iisraelist eemalduma, kui nägid Iisraeli taandumist ja Hezbollah tõusu. Ja nende juht Raed Salah, kes muide on Iisraeli linnapea, 2 korral ametis olnud Iisraeli linnapea, kes uskumatu kombel saab pensioni. Marssis koos oma järgijatega, Iisraeli araablastega põhjast alla, niinimetatud kolmnurgast, vanalinna suunas. Nad kogusid rahvuhulgis Silvanis ja Sheikh Jarrahs otse vanalinna piiril ning üritasid tungida läbi sõnniku värava, mis asub otse Läänemüüri kõrval. See aga ebaõnnestus, sest politsei pööras nad tagasi. Siis suundusid nad Taaveti linna. Ma mäletan neid päevi. Nad süütasid kaevamistel töötavate Araabia juhatajate autod ja sundisid üle 90 Araabia töötaja töölt lahkuma. See on tajutava nõrkuse tagajärg. Igal juhul ei jää see piiratuks. Nüüd on küsimus, mille peame esitama, kui vaatame tänasesse päeva. Nii et siin me oleme. Liibanoniga on sõlmitud uus kokkulepe. Liibanoni armee, mida toetab USA $100 miljoni suurune investeering, on taas ülesandeks relvidustada Hezbollah. Ja lootus vähemalt paberil on see, et Liibanon stabiliseerub lõpuks. Võib-olla normaliseerib suhted oma naabritega, võib-olla ühel päeval isegi Iisraeliga. Ja ma tahan esitada ausa küsimuse. Vaatame seda realistlikult, mitte retooriliselt. Mis seekord teistmoodi saab olema? Mis on põhimõtteliselt muutunud, mis võimaldaks Liibanoni armeel, kes pole 20 aasta jooksul suutnud Hezbollahad relvituks teha, seda nüüd teha. Nüüd vastavad paljud sellele küsimusele öeldes, et nüüd on Hezbollah nii räsitud, et see ongi võimalus. Aga me seisame pöördepunkti ees, sest kuigi Hezbollah on räsitud, nähakse Iraani nüüd kui riiki, mis suudab rahvusvahelisele survele vastu pidada. Ja nüüd peab ta läbirääkimisi oma tagasituleku tingimuste üle. Mitte miski ei selgita seda paremini kui üks detail, mis ilmus uudistes. Hiljuti, isegi eelmisel nädalal, paidaldas Hezbollah sildid, mis juhatasid Beiruti rahvusvahelise lennujaama juurde ja õnnitlesid Iraani selle kokkuleppe puhul. See ei ole organisatsiooni käitumine, mis tunneks, et ta on kaotanud. See ütleb meile midagi selle kohta, kuidas Hezbollah olukorda tõlgendab. Ja kogu selle asja keskmes on tõeline pingeseisund, mida minu arvates pole piisavalt käsitletud. Ameerika Ühendriikide ja Iraani vaheline kokkulepe annab IRGC-le legitiimsuse. Tugevam IRGC tugevdab oma käepikendust Liibanonis, kelleks on Hezbollah. Ja samal ajal sõlmitakse kokkulepe, mis toetab Liibanonis korraldust, mille kohaselt Liibanoni armee peaks relvitustama sama Hezbollaht, keda Iraani kokkulepe tugevdab. See on nagu võitleja treenimine, antud juhul Liibanoni armee. Ja enne kui saadad nad Hezbollat kahjutuks tegema, relvitustama ja laiali saatma, teed nad jõuetuks juba enne, kui nad ringi astuvad. Nüüd, ma lihtsalt ei ole kindel, kuidas need kaks asja omavahel kokku sobivad. Võib-olla on midagi, millest ma aru ei saa, aga ma arvan, et me kõik peame selle küsimuse esitama. Kui me samal ajal, kui püüame 8 kombitsat võita, legitimeerime 8 pead, kas me siis ei lase endale jalga? Selle taustal tahan ma tulla tagasi selle juurde, mida Netanyahu teatas ja kuidas seda tõlgendada. See viib meid tagasi algusesse, pressibriifingule ja arusaamade raamistikule.
Võtmetähtsusega element, nagu peaminister ütles, on see, et nii Ameerika Ühendriigid kui ka Liibanon on tunnistanud, et Iisrael säilitab turvavööndi, mida tuntakse kollase joonena, nii kaua kui Iisraeli julgeolek seda nõuab. Nüüd on 2 pilootala, kus Liibanoni armee ülesandeks on Hezbollah likvideerimine. Vaatame neid nagu 2 laborit. Nüüd, kui see on kollasest joonest kaugemal, sügavamal Liibanoni sees ja üks neist kattub veidi kollase joonega, kuid kohe sellest edasi ehitasime veel ühe. Nii et tundub, et see on kaalutletud järeleandmine, mis tehti USA suhete kontekstis. Ja tegelikult arvan ma, et see kokkulepe, ja me saame selle ühel päeval teada, oli võimalik saavutada ainult peaminister Netanyahu ja president Trumpi vaheliste suhete tõttu. Ma arvan, et see väärib uurimist. Viimastel nädalatel oleme märganud, et Ameerika Ühendriikidest tuleb justkui palju vastuolulisi sõnumeid. Ühed neist näivad halvendavat USA ja Iisraeli suhteid ning teised USA omi. USA sõltuvust Iraanist, näiteks täna, kui USA ründas Iraani laevu. Kuid päeva lõpuks on peaminister ja valitsus olnud väga-väga vaiksed. Nad pole sellesse voolu kaasa haaratud. Nad pole USA vastu sõna võtnud. Nad on tegutsenud kulisside taga. Ja mõte on esitada seisukoht ning see ongi suur muutus, et Iisrael ei saa taanduda. Ja kuigi ma ei olnud toas, võib-olla isegi see, et Iisrael ei kavatse taanduda, see pole väike asi. Pärast Oslo aastaid ja neid kokkuleppeid, mis rajati sellele hulljulgele optimismile, mis tegelikkusega üldse kokku ei langenud. Tõsiasi, et Iisraeli füüsilist kohalolekut Liibanonis tunnistavad Ameerika Ühendriigid kui legitiimset julgeolekuolukorda. See ei ole mitte ainult oluline, vaid see on täielik muutus. Selle konkreetse küsimuse puhul, kas säilitada julgeolekupositsioon või taanduda, näib, et peaminister Netanyahu seisis tõelisele survele vastu ja jäi kindlaks. Praegu on Iisraeli valitsuses palju inimesi, kes mõtlevad valimistele ja kõik nad räägivad tohutu julgusega. Siiski tahan selgelt öelda, et kõik peaksid ühinema peaminister Netanyahu julguse taha ning sellest peaks saama Iisraeli riigi uus paradigma. Me austame oma sõpru, kuid me teame, et Iisraeli riigi rahva kaitsmine ei ole mitte ainult esmane prioriteet, vaid see on ka tingimusteta reaalsus. Ja kui me selle lauale toome ning istume oma sõpradega maha ja vaatame neile silma ning on selge, et just seda me esile toome, siis tead mis? Meie sõbrad mõistavad, et see on meie jaoks oluline ja isegi nemad saavad veendunud. Sest kui me oleme ebakindlad ja valmis läbi rääkima, nagu Ehud Barak tegi 2000 aastal, nagu Sharon ja Olmert tegid, siis isegi meie sõbrad vaatavad meid ja ütlevad, oodake, see ei saa teile tegelikult nii oluline olla, sest te annate selle niisama ära. Aga kõige olulisem põhimõte siin on see, et Iisrael ei anna oma julgeoleku tagatisi ära ainult diplomaatilise surve tõttu. Ja see on kõige tähtsam asi, mida selles pressikonverentsis tähele panna. Teate, võtame korraks sammu tagasi ja vaatame, mida on kohapeal saavutatud. Mis iganes selle diplomaatilise raamistikuga edasi juhtub, ja ma ei tea kindlasti, mis juhtuma hakkab, tuleb tunnistada sõjalist reaalsust, milles me elame. Ning seda tuleb tunnistada iga päev. Hinnanguliselt 90% Hezbollah relvadest ja varudest ei eksisteeri enam. Umbes 9000 nende terroristlikku võitlejat on kõrvaldatud. Lõuna-Liibanoni infrastruktuur, need šiitide niinimetatud kodud, kus ma olen käinud ja mille all olen käinud tunnelites, varudes ja relvade juures, mis pakkusid Hezbollah'le varju, on suures osas lammutatud. Kas see on nüüd täielik lahendus? Jai. Aga see taastab midagi olulist, et Iisraeli ründamisel on suur hind. See on ka see, mida kollane joon tähendab, et Iisrael hoiab nüüd territooriumi Liibanoni sees, et agressioonil on hind. Terroristid ei saa lihtsalt pahategusid teha ja arvata, et pääsevad karistuseta. See on põhiline loogika, mis peab olema iga kestva julgeolekukorralduse aluseks. Kui sa norid tüli Iisraeliga, siis sa maksad selle eest ja maksad rängalt ning see teeb haiget ja kestab nii kaua, et sa sooviksid, et saaksid selle päeva juurde tagasi minna ja midagi teisiti teha. Nüüd tahan ma veelgi kaugemale vaadata, sest ma arvan, et siin on suurem pilt, mida on lihtne märkamata jätta. Mõtle, milline nägi välja Iisraeli strateegiline kaart 6. oktoobril 2023. Hamas oli Gazas kindlalt kanda kinnitanud, Hezbollah relvastatud ja aktiivne Liibanonis, Süüria kui vaenulik osapool ning Iraan koordineeris seda kõike. Ja Iisrael oli tegelikult selle tulevööndi poolt ümber piiratud.
Nüüd vaata kaarti täna. Iisrael kontrollib julgeolekutsoone Lõuna-Liibanonis. Iisraeli väed asuvad Helmoni mäestikus Süürias. Gaza Aideserv on Iisraeli sõjalise kontrolli all. Kui keegi oleks seda kaarti meile 2,5 aastat tagasi kirjeldanud, poleks me seda uskunud. Aga see kõik tähendab, et Iisrael seab oma julgeolekuvajadused maksma ega kavatse taganeda. See on uus Iisrael. See on Iisrael, mis on suureks kasvanud, täiskasvanuks saanud ja lahkub oma vanemate kodust ning ütleb, tead mis? Ma hakkan sellega ise hakkama saama. Alguses võib vanem öelda, tead, ma hoolitsen su eest. Aga lõpuks ütleb vanem, tead mis? Hea vanem ütleb, tead mis? On aeg sul ise hakkama saada. Nii oled sa edukam. Tead, ma arvan, et Clausewitz, see suur konservatiivne strateeg, sõjastrateeg, ütles õigesti, kui ta kirjutas, et sõda on poliitika jätkamine teiste vahenditega. See on väga tuntud lause, mida õpetatakse kogu aeg. Aga mida see tegelikult tähendab? See tähendab, et ilma tõhusa sõjalise jõuta, mida oled valmis kasutama, ei saa sa kunagi läbirääkimiste laua taha tulla ega oma eesmärke saavutada. Sul peab olema usutav sõjaline ähvardus ja võime seda kasutada. Alates 7. oktoobrist pole tõenäoliselt olnud ühtegi riiki, kindlasti mitte ühtegi head, positiivset, vabadust taotlevat riiki maailmas, võib-olla aastakümneid, kes oleks valmis kasutama sõjalist jõudu ohu kõrvaldamiseks rohkem kui Iisrael. Tead, piiblis on kirjas, kui keegi tõuseb sind tapma, tõuse ja tapa tema esimesena. See on piibellik käsk, et sa ei oota, kuni vaenlane on sind pussitanud, enne kui vastu hakkad. Sa tõused püsti ja lööd esimesena. See, mida Iisrael hiljuti Iraanis tegi, oli see, et Iisrael tõusis püsti ja lõi esimesena. See, mida Iisrael on teinud mitmetes olukordades, rünnates Nasrallahi ja Khameneid, Mohammad Defi ja paljusid teisi, on see, et Iisrael tõuseb ja lööb esimesena. See, mida me täna näeme, on Iisraeli sõjalise positsiooni tõlkimine poliitiliseks reaalsuseks. Sellest rääkis peaminister Netanyahu. See ongi selle kokkuleppe tähendus, olenemata sellest, kas see peab või ei pea. Selle kokkuleppe olemasolu põhjus, nagu peaminister oma kõnes ütles, on see, et Hezbollah on räsitud ja vaevu elus püsimas. Ja ma arvan, et see tähistab ka olulist lahkumist kõigist neist ideedest, et julgeolekut võiks saavutada järeleandmiste ja usalduse kasvatamise kaudu nende osapooltega, kes pole veel näidanud ega kunagi näita, et neid võiks usaldada. Me oleme näinud, kuhu see viis. Need armid on väga-väga reaalsed, nii et kuhu see meid jätab? Tead, ausalt öeldes suhtun ma sellesse olukorda alandlikkusega. Ma olen varem eksinud ja ütlen seda ka siin. Ma olen varem eksinud. Liibanoni kokkulepe, see võib töötada. Ma loodan, et see töötab. Aga ma ei näe ka veel, milline muutus võimaldaks Liibanoni armeel teha seda, mida ta pole suutnud teha 2 aastakümne jooksul. Ma ei püüa olla küüniline, see on lihtsalt väga selge küsimus. Ja ma ei taha, et meie sõdurid või meie inimesed maksaksid selle eest. Kui kokkulepe püsib ja Liibanon liigub tõepoolest Hezbollah relvitustamise suunas, suurepärane. Kui see nii ei lähe, peab Iisrael silmitsi seisma paljude raskete valikutega. Ja Lai-Liibanonis võivad olla sisemised dünaamikad, mida tasub jälgida. Rahvastik, kes on pikka aega elanud Hezbollah varjus, võib selle varju nõrgenedes leida oma hääle, sarnaselt sellele, mis juhtus Iraanis. Mis minu arvates on selge, või vähemalt mida viimaste aastate tõendid näivad toetavat, on see. Iga Iisraeli juht, kes ütleb, et ta kavatseb selle riigi rahvast kaitsta, peab tõsiselt võtma õppetunni, et need julgeolekualad ei ole läbiräägitavad, et vaenlane peab mõistma, et rünnakul on tõeline hind ja et positsioneerimine, sõjaline positsioneerimine väljal on oluline. Mitte ainult hetkel, vaid ka heidutusena tulevasteks aastateks. Kui keegi arvab, et ta ründab Iisraeli ega maksa selle eest hinda. Nii et me elame tegelikult läbi midagi sügavalt ajaloolist. Keset seda ei tundu see alati nii, aga ma arvan, et tagasi vaadates kujundavad praegu tehtavad otsused selle kohta, kus Iisrael seisab, sõna otseses mõttes selle riigi järgmise peatüki. Ron Spilmani juhtimisel on see tõeline ida.